Nii et ma arvan, et selle eelmise päeva tulemusel saime me kõik väga palju huvitavaid ideid ja põhjuseid, miks mitmekesisuse edendamisega tegeleda. Nii et tänane päev on pühendatud sellele, kuidas Eestis seda teha. Ja kas Eestis seda teha, sest see ei ole ka kindel, me ei taha seda jätta muljena, et see on nüüd nagu ette programmeeritud, et me peame kohe praegu sellega tegelema. Võib-olla Eesti ei ole üldse õiges kohas veel, et sellise teemaga tõsisemalt tegeleda. Ja meil on siin selle küsimuse arutamiseks väärikas paneel, oma ala eksperdid, arvamusliidrid, kes siis teie hommikusöögi kõrvalt üritavad teie hommikusöögi taustaks arutleda natukene nendel teemadel. Meil on tunnustatud konsultant Riina Varts, kes ilmselt kõigile ettevõtluses olevatele inimestele on tuntud ja kes teavad teda ja tema kogemusi ja pädevust. Priit Hõbemägi, kes on siin Tallinna Ülikooli ajakirjanduse osakonna lektori ja ajakirjanikuna, näeb seda küsimust meedia poole pealt ja siis ühiskonnateadlane ja kolumnist Ivi-Anna Masso, kes on varemgi väga mitmel korral sõna võtnud sallivuse mitmekesisuse teemadel. Nii et ma arvan, et need inimesed on ühed parimad Eestis seda teemat arutama. Ja esmalt on siis igale esinejal on lühike sissejuhatav sõnavõtt, mis ei pea olema üldse pikk, et võib rääkida oma kogemustest, et me saaksime tõesti liikuda edasi arutelude ja ka teie küsimuste ja kommentaaride juurde. Nii et esmalt palun Riina. Aitäh. Kas minu mikrofon töötab? Me loodame siis mitte rikkuda ära teie hommikusööki. Ja ma teeksin võib-olla korrektuuri sinu ühte mõttesse, et sa ütlesid, et just kui me täna veel arutaksime seda, kas üldse Eestis, aga te ju juba kirjutate alla täna 17 ettevõttega, nii et see vist ei ole enam küsimus, et kas. Pigem on tänase päeva küsimus, kuidas. Aga siis minu väga lühike ettekanne. Mõtlesin ikka päris pikalt, et mida ma siis ütlen. Et olles personalijuhtimise valdkonnas väga pikalt, et te mind vanuseliselt diskrimineerida ei saaks, siis ma ei ütle mitu aastat. Olen ma selle teemaga loomulikult kokku puutunud. Ja ma mõtlesin, et ma alustangi tegelikult ausast ülestunnistusest, et personalijuhina olen ma kogemata ja võib-olla mõnikord ka teadlikult diskrimineerinud. Ja ma tunnistan need lood siin täna üles, et siis on kergem edasi elada. Üks juhtum oli seotud, ja need on seotud olnud tegelikult soo ja vanusega. Esimene lugu on see, et kuni viimaste aastateni tõstsin ma alati CV-dest kõrvale, siis sinna hunnikusse, mis läks tavaliselt laua alla. Need CV-d, kus oli sünniaasta, mis kattus minu tütre sünniaastaga. Sest mulle tundus, et nii noortel ei ole küll siia asja. Täna on ta 26-aastane, enam ma seda vist ei teeks. See oli esimene ülestunnistus. Teine on seotud ühe tootmisjuhi konkursiga. Vaatasime CV-sid, ei olnud ühtegi head. Üks oli täitsa huvitav ja see oli sünniaasta 1950. Palju rohkem ajast tagasi sündinud inimene kui mina. Vaatasime siis selle noore valiva tippjuhiga seda CV-d, vaatasime teineteisele otsa ja otsustasime, ei, liiga vana. Ja siis tuli minu sees kuidagi esile see võrdõiguslikkuse esindaja ja ma ütlesin, et tead, aga teeme hästi lühikese pooletunnise intervjuu, lihtsalt olla kindel, et ikkagi õiglus enne kõike. Ja kui me ootasime seda kandidaati, siis sisenes ruumi päevitunud halli siilipeaga
väga energiline mees, kes töötab edukalt sellel kohal siiamaani. Ja kolmas lugu, mille ma tahan üles tunnistada, on seotud ühe tippjuhiga personalijuhi valikuga. Juhtkonnas olid ainult mehed, lahkus eelmine naispersonalijuht ja me otsustasime juhatuse esimehega, et me valime kindlasti naise. Ehk siis me diskrimineerisime mehi. Sest mu sisemine mõte tol hetkel oli tegelikult, et oleks aeg meespersonalijuhi valikuks. Aga me diskrimineerisime mehi. Nii et ma arvan, et see on teema, ma arvan, et erinevus rikastab, et selle peale tuleb mõelda ja kuidas sellele toidule läheneda noa, kahvli või lusikaga võiks arutada. Aitäh! Aitäh, Riina! Järgmisena Priit Hõbemägi. Tervist! Et kui läks juba ülestunnistusteks ja selles samas saalis, ma mäletan, oli kunagi üks Eesti Ajalehte Liidu korraldatud suur üritus, kus esines ka meie vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja üks tema teese tookord selles palju vastukaja tekitanud esinemises oli see, et ajakirjanikud peaksid alati, kui nad hakkavad midagi kirjutama, nad peaksid tegema full disclosure, kellega nad on seotud ja kuidas, et lugejal oleks kohe aru saada, et kuidas, kas see ajakirjanik on sõltumatu või on ta sõltuv ja millised on tema sidemed siis näiteks selle ettevõttega või on ta seal, kui ta kirjutab mõnest välismaa reisist, kas siis mingisugune lennufirma on ta sinna sõitnud ja nii ja nii. Aga sellest ajast peale see full disclosure on selline ajakirjandusringkondades saanud suhteliselt levinud terminiks ja ütleme nii, et enne kui minust sai õppejõud, ma olin 15 aastat Eesti suuremate ajalehtede peatoimetaja, Eesti Päevalehe, Õhtulehe ja Ekspressi oma. Ja see tähendab ka ühtlasi seda tagasivaates, et see on 15 aastat probleeme Eesti ja venekonna kogukonna võrdsel informeerimisel. Asi on nimelt selles, et Tallinn on suurlinn, kus on umbes, minemata täpsemalt protsentides, umbes pooled elanikud on venekeelsed ja umbes pooled on eestikeelsed. Nüüd Tallinnas on tegutsevad 5 eestikeelset suuremat lehte, siis Eesti Ekspress, Maaleht, Eesti Päevaleht, Postimees ja Äripäev, mis on kõige olulisemad infotootjad, arvestades seda, et raadiote ja televisiooni osatähtsus tänapäeval on info tootmises suhteliselt väike, nad pigem kordavad seda, kes elab Eestis, kuuleb seda igal hommikul, kui algavad hommikused uudised, öeldakse, nüüd kuulete uudiseid Postimehelt, Päevalehelt, Õhtulehelt ja mõnelt portaalilt. Ehk et see põhiline uudiste tootmine tehakse ära ajalehtede poolt. Nüüd küsimus on selles, et kas need ajalehed suudavad, eestikeelsed ajalehed, kes põhimõtteliselt ei ole nii-öelda eestikeelse lugejaskonna ajalehed, vaid peaksid nüüd rahuldama kõigi riigi elanike vajadusi, kuna venekeelse ajakirjanduse hulgas ei ole nii suuri väljaanded, mis suudaksid oma võimalustelt levida igale poole ja igasse nurka. Et eestikeelsed ajalehed peaksid informeerima ka kõiki venekeelseid lugejaid. Et arvamus sellest, et eestlased loevad eestikeelset ajalehti ja venekeelset ajalehti ei vasta selles mõttes 100% tõele, et juba 90 aastate keskelt, kui hakati tegema statistilisi uuringuid Eestis, siis selgus, et eestikeelsetel ajalehtedel on umbes 10–15% venekeelseid lugejaid. Ma arvan, et aja jooksul, mul ei ole viimaseid andmeid küll ligi, aga ma arvan, et aja jooksul on see protsent aina tõusnud. Nüüd küsimus on selles, et Tallinnas, kus on siis need suuremad ajalehed kõik tegutsevad, on pooled inimesed eestikeelsed, pooled inimesed venekeelsed. Eestikeelsed ajalehed ei tee siiamaani ühtegi tähelepanuväärset pingutust selleks, et kaasata oma tegemistesse või olla ise valmis informeerima venekeelseid lugejaid. Ehk siin tekib see mitmekesisuse küsimus. Nüüd, kuidas seda küsimust lahendada selleks, et see avalik kasu sellest oleks kõige suurem. Ajalehed ei ole lihtsalt äriettevõtted, nad on
sellised ettevõtted, mis eksisteerivad nii-öelda mingisuguse vaikiva või allakirjutamata ühiskondliku leppe alusel. Teie annate välja ajalehte ja meie usume, et see, mis te sellest kirjutate, on tõsi ja oleme nõus selle eest maksma. Kui keegi rikub seda kokkulepet, kui see, mida kirjutatakse, ei ole enam pikka aega tõsi, siis kokkulepe kustub ja inimesed seda enam ei kuula või ei taha lugeda. Nüüd oleks ju tõesti normaalne, et eestikeelsed väljaanded sooviksid viia esiteks täidaksid oma kohust ühiskonnas, informeerida kõiki elanikke, hoolimata siis nende soost, rassist, nahavärvusest, usutunnistusest, seksuaalsest sättumusest, ükskõik millest. Ehk täidaksid seda puht inimlikku nii-öelda mitmekesisuse printsiipi. Ja kuidas nad seda võiksid teha? No esimese küsimuse kohta võib öelda seda, et see ei ole olnud väga suur probleem eestikeelsete lehtede toimetustele ja see ei ole olnud suur probleem venekeelsete lehtede toimetusele. Tegelikult on veelahe selline, et kumbki tegutseb nagu täiesti omaette basseinis, kuigi tegelikult need bassein on siiski üks. Teine küsimus on selles, et kuidas oleks võimalik saavutada sellist olukorda, et orgaaniliselt iseenesest toimetustes, näiteks eestikeelsetest toimetustes tekiks suurem huvi venekeelse keskkonna vastu. Olgu see siis kultuuriline või majanduslik või poliitiline või ükskõik või mida iganes. Üks võimalus seda asja lahendada on muuta toimetuste rahvuslikku koosseisu. Et inglise keeles nimetatakse seda newsroom diversity ehk toimetuslik mitmekesisus. See on üsna tuntud Ameerika Ühendriikides, Ameerika toimetajate assotsiatsioon, väga tuntud American Society of Newspaper Editors, väga mõjuvõimas organisatsioon, alustas 78. aastal selle probleemiga tegelemist. Nad seadsid sellised eesmärgid nagu parity goals, viia kõikide ühingusse kuuluvate ajalehtede toimetuste koosseis samasuguseks, nagu on selle ajalehe community koosseis, ehk et kui seal on 50% mittevalgeid ja 50% valgeid, siis ka toimetuses peaks olema nii. Mis tähendaks seda, et näiteks Eestis võiksid olla suurematel ajalehtedes, mille põhileviala on Tallinn, näiteks Eesti Päevaleht, vähemalt 50% töötajatest, loomingulistest töötajatest, ma mõtlen siis, kes ütleme kirjutavad, aga miks mitte ka muudest võiksid olla siis vene keelt kõnelevad ja 50% siis eesti keelt kõnelevad. No võib-olla see 50 ja 50 on selline, võib-olla see on natukene üle võimendatud, aga kui me vaatame seda, mis juhtus Ameerikas, siis kõige efektiivsem oli see võrdelisuse kampaania aastal 2005, pärast seda ta hakkas alla käima, kus keskmine protsent oli siis umbes 17-18 kuni 20% oli siis mittevalgeid töötas siis ajalehe toimetustes, kelle eesmärk oli see, et nemad katavad ja toovad uudiseid, siis nemad on selle oma kogukonna hääl meedias ja nende kaudu tulevad sisse uudised, seisukohad, mitte ainult uudised, vaid ka seisukohad, kogu see terve kompleksne, keeruline olemine, see teiseks olemine mingisuguses teistsuguses keskkonnas. Tänapäevani on mõningaid lehti Ühendriikides, kus on 100% see saavutatud, aga on ka neid, kus on 50% värviline lugejaskond ja ajalehe toimetus võib olla tõesti valge. Minu meelest võiks Eestis olla selline täiesti selgelt võtta suuna selle peale, et praegu täiesti eestikeelsed ajalehe toimetused püüaksid areneda nii, et nad võtavad tööle täiskeelsest keskkonnast inimesi. Sel teel on probleeme, see ei ole nii lihtne, ka ameeriklaste kogemus näitab seda, et raske on alustada, sest et kui toimetused olid täiesti valged, siis muu nahavärviga ajakirjanikud läksid suhteliselt vastumeelselt sinna tööle, kuna nad kartsid juba selle toimetuse sisemist mingisugust diskrimineerimist. Aga teatavasti, kui mingisugune teatud kriitiline punkt on ületatud, et siis see asi hakkab toimima. Et Eestis on üks suurepärane näide, kahjuks ainult üks suurepärane näide
venekeelsest ajakirjanikust, kes väga hästi siis sulandus eestikeelsesse ajalehte, see on Viktoria Ladõnskaja, kes töötas Eesti Ekspressis tõesti ja oskas siis kahte kogukonda ühendada ja kirjutada sellistel teemadel, mis läksid mõlemale kogukonnale korda. Ühe inimese integreeriv või lõimiv siis toime oli hämmastavalt suur Eesti ühiskonnas. Ma mõtlen, kui neid oleks kas või oleks neid kokku 10 või igas toimetuses oleks paar tükki kaasa arvatud, siis raadio ja televisioon ja ma ei näe absoluutselt mitte mingisugust põhjust, mis pärast Eesti Televisioonis ei võiks olla diktoreid, kes ei ole nii-öelda puhaste Eesti tõutunnustega, et kui ma vaatan BBC-d, siis ma näen, et seal väga erineva nahatooniga aktsendiga inimesi ja minul isiklikult ei oleks midagi selle vastu, kui diktor räägiks aktsendiga, aga samal ajal ta tooks sinna ekraanile, ta tooks mingisugust mitmekesisust, tooks seda diversiteeti, mida me kõik taga otsime ju. Aitäh! Aitäh! Ja Iivi? Aitäh eelkõnelejatele huvitavate nägemuste ees. Mina, kuna ma hetkel töötan pea kohal praktiliselt ühe inimese toimetusest, toimetades lehte algusest lõpuni, idee vormimisest korrektuurini sisuliselt üksinda, siis ei ole mul selles kontekstis kerge kedagi diskrimineerida ega sellega seoses midagi üles tunnistada või diskrimineerituks saada, et sestap ma võtan sellise üldisema vaatenurga. Meil Eestis nii ühiskonnas tervikuna kui ka kahtlemata äris majanduses meil on ikka see mure, et on vaja inimesi ja see point, et kaasata erinevad inimesed erinevast east, erinevast rahvusest, erinevast soost on siin kontekstis ka eriti oluline. Me kõik teame, et meil on väga palju demograafiast räägitud viimasel ajal. Demograafiast rääkides majanduse poole pealt on esitatud küsimus, et kas peaks sisse ka tooma inimesi. Kui me kuulame erakondi, siis räägitakse ainult sellest, kuidas panna naisi sünnitama, ehk siis puhast verd eestlaste bioloogilisest paljunemisest. Ja sellepärast ma tõstaks selle rahvusliku diversiteedi tegelikult sellest suurima vähemuse temaatikast laiemaks, et kuivõrd me üldse tolereerime, kuivõrd me oleme suutelised vastu võtma erinevaid inimesi. Ja samas olemas olevad inimesed, ikka see 50-50, see teine pool, naised, ma ei tea, kes teist jõudis näha, et nüüd kas täna öösel või hommikul tuli välja World Economic Forumi käesoleva aasta soolise võrdõiguslikkuse raport, kus Eesti on järjest stabiilselt kukkunud rahvusvahelises võrdsuses. Nüüd on ta jõudnud 60. kohale, olles olnud aastal 2006 29. kohal. Tuleb otse Venemaa järel ja Skandinaavia maadest, mis püsivad esimeste hulgas, on ta üha kaugemal. Ja selle kõigega seoses räägime siis rahvusest või räägime seksuaalvähemustest, räägime naistest. Muidugi sedavõrd, kui ma varahommikul kiiruga jõudsin antud teemal Facebooki debatte näha, siis kohe tulevad välja, need on juba peaaegu nagu sellised ärapanija karikatuuridena seisukoht, tuleb naine, kes ütleb, mind küll pole diskrimineeritud, probleemi ei ole, punkt. Tuleb mees, kes ütleb, et mis te jamate, mingit võrdsust niikuinii ei ole, probleemi ei ole, punkt. Ja siis tuleb mees, kes ütleb, aga tegelikult probleem on üldse see, et miks naised on palgatööle roninud ja miks nad kodus ei ole ja lapsi ei hoia, punkt. Nii et selles mõttes me olemegi nagu Lääne-Euroopast ja Skandinaaviast ikkagi kaugemal ja samal ajal see, mida me siin kogu aeg kurdame, et meid on vähe, see on ju tõsi. Me vaatame Tallinnas ringis, me vaatame, mida siin vaja on. Meil on siin tuul ulub tühjal Kõnnumaal juba ümber kesklinna igal pool, eriti kui nagu maailmas liikudes ja on alati natuke trööstitud olla, eriti niisel novembrikuisel ajal. Ja küsimus, et mida meil on vaja, et majandus kasvaks ja õitseks, meil on vaja inimesi ja raha. Ja samas ma antud kontekstis ei väsi
meenutamast pointi, mille minu jaoks kõige ilusamini on sõnastanud juba paar aastat tagasi Ülle Madise, et meid on nii vähe, et meil on siin eriti oluline saada igast inimesest tema enda parim. Ja oluline minu meelest see, et me suhtume igaühesse inimesena eelkõige. Ja kui me lähme nagu vaidluse peale, et jälle, et kes peab nagu grupina, kes peab kodus olema või kes peab mida tegema või et kas kvoodid või mitte kvoodid, et minu meelest me peame minema nagu veel samme tagasi ja kuidagi saavutama selle, mis kahjuks tundub, et ei edene, vaid läheb vastupidi tagasi selle, et me suhtuks eelkõige ja räägime nii tööandjatest kui ka poliitikutest, ettevõtetest kui ka ühiskonnast, et me suhtuks igasse inimesse eelkõige indiviidina, sõltumata sellest, kas ta on mees, naine, millise orientatsiooniga, mis värvi ja nii edasi. Ja noh, ma nagu tõstakski siin lühikese alguse jooksul eelkõige selle suhtumise küsimuse jälle kord lauale. Suhtumist mõjutavad erinevad arvamusliidrid, ühiskondlikud liidrid, tuleb viimaste aegade debattidest, lisaks sellele minu meelest väga õnnetule demograafia debatile tuleb meelde 3 poliitikute ehk ministrite väljaütlemist, 2 neist on ühest suust ja puudutavad naisi. Esimene oli juba mõnda aega tagasi see, et õpetajad saavad naiste kohta piisavalt hästi palgalõhet arvestades on nende palk ju hea küll, sest naised niikuinii saavad vähem. Ma isegi kommenteerisin seda sõnavõttu ja sain selle eest kurjustada. Ja teine samast suust ja väga värske on see, et poliitikutele eetikakoodi esitanud rahvaesindaja on suurte, kuidas see oli, suurte ilusate silmade all vaikiva suuga. Ja 3. sõnavõtt puudutab rahvusi ehk immigratsiooni, mis tuli samuti ministri suust. See oli see, et mina tahaks küll, et et Eestil ei ole immigratsiooni vaja ja mina tahaks küll, et minu lapse klassikaaslased oleks kõik eestlased. Ja mis on nagu nende kõigi 3 märkuse puhul huvitav on see, et need ei ole Eestis tõstnud skandaali. Ja sellepärast see on ka üks põhjus, miks ma tahan selle hoiaku küsimuse tõsta lauale, et küsimus ei ole ainult üksikute juhtide, poliitikute seisukohtades, aga küsimus on ka väga nagu laias rahva hinnangus. Vaadates seda asja, ma olin ise nüüd mõnda aega jälle New Yorgis, kus ma seda klassikaaslastest eestlaste kommentaari nägin ja sealt vaadates see tundus eriti hullumeelne, aga ütleme, et ka Soomes oleks selline sõnavõtt ministri poolt tekitanud skandaali, võib-olla põhjustanud tagasiastumise. Ütleme Rootsis, ma kujutaks ette, et see oleks võimalik ainult äärmuspartei Sverigedemokraterna esindajalt. Eestis ei tekkinud mingisugust reaktsiooni, mitte mingisugust vastust ja kui ma käisin New Yorgis keskpargis ja vastu tuli kooliklass, kus oli väga palju väga armsaid lapsi ja umbes pooled neist olid kahvatud ja mõnel oli sellised Aasiale viitavad näojooned ja mõned olid tumedad ja siis ma vaatasin, et siin läheb siis kõnnib Eesti ministri jõudus unenägu, et see oli natukene kõik nukker ja sama selle naiste temaatikaga, et kui tõesti nagu siis see, et nagu rahvusvaheline suhteliselt väärikas mõõdupuu näitab, et me kukume edasi ja kui tõesti nagu see jälle kord reaktsioon jääb sellele, et mis te jamate, mingi pseudoprobleem ja arutelu ei teki, kui reaktsiooni ei teki, siis vaatame, kus on majandus kasvanud, õitsend, säranud, siis need on ikkagi kohad, kus võetakse vastu igasuguseid inimesi, kus kõigi inimeste võimed kasutatakse ära, kus inimesi ei pisendata, ei alandata, ei mõnitata, ei hoita soojadest kohtadest eemale, sellepärast et nad on sündinud mingisuguse kollektiivse omadusega, mis teatud eliidi kuvandile ei vasta. Aitäh!
Kas on kommentaare, reaktsioone praegu nendele sõnavõttudele? Liina? Mul sellele suhteliselt kurvale viimasele pildile on küll kindlasti soov lisada üks rõõmutilk ka, et 3. detsembril asub Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantslerina tööle Narva senine aselinnapea, 32-aastane vene rahvusest pikk ilus noormees, kes on saanud hariduse Tartu Ülikoolis, kas ma nüüd diskrimineerisin, pikk ilus, on saanud hariduse Tartu Ülikoolis sotsiaalvaldkonnas ja kui mul on õnn või needus olla Krakaki komisjonis, mis on kõrgemate riigiametnike värbamise komisjon, ja kui me temaga intervjuud tegime, siis kui ma küsisin tema käest, mis ta 10 aasta pärast teeb, teate, mis ta vastas? Noh, oleneb, kuidas mul siin ministeeriumis läheb, kas ma selle tööga hakkama saan, kui kauaks ma siia jään, aga ma tahaks minna tagasi Narva, sest ma tahaks Narvas teha Eesti linna. Mul oli klomp kurgus, müstiline. Kommentaare rohkem? Et see minister, ma loodan, ei saa šokki, võib-olla ta ei ole veel kuulnud sellest uudisest, et ministeeriumis hakkab tööle Narva aselinnapea. Jah, et kuna jutt siin oli ju väärtustest lõpuks, et see, et Soomes oleks ühtemoodi reaktsioon, Rootsis teine või sarnane ja Eestis hoopis ei ole mingit reaktsiooni, et see sõltub ühiskonna kantavatest väärtustest, ja need omakorda ju peegelduvad teatavasti meedias ja meedia neid võimendab ja on ka teatud määral võimeline muutma või arendama, igal juhul hoidma üleval diskussiooni. Et see on üks näide veel selleks, et mispärast meedia tegijad ise peaksid olema palju mitmekesisemad ja mitte kandma seda kuidas öelda, valge protestandi mentaliteeti kogu aeg, et mingisugused muud maailmavaated ei ole üldse mikrofoni lähedal, et see on nagu kõige suurem probleem. Et kui nad sinna jõuavad, siis nad jõuavad, kui arvamustoimetajal näiteks juhtub olema väga laia ilmavaatega ja siis tolerantne inimene, et siis ta tõepoolest tellib ka ühe loo vene keelt kõnelevalt ja siis võib-olla isegi ühe loo siis mõne teise nahavärviga inimesed, aga me teame väga hästi, et seda juhtub erakordselt harva. Eestis on arvamusartiklite toodang ühes päevas, kui me võtame kõik ajalehed kokku. See on selline massiiv, et need ei jõua terve päevaga põhjalikult läbi lugeda. Väga palju toodetakse meil arvamusajakirjandust ja palju sellest on ka põnev ja oluline lugeda. Aga see tuleb enam-vähem ühest allikast kõik. On ühed kindlad arvamusliidrid, seal on väga vähe mitmekesisust. Ja ütleme ka nii, et seal arvamustoimetuses minu poolest võiks töötada ka mitmest eri rahvusest inimesi, kellel on erinevad seisukohad ja las nad omavahel vaidlevad, sellest sünnib ainult paremat asja. Ja niimoodi saab ka väärtusi ja seisukohti muuta, et riigimeeste kõnet arvestades eestlaste praegust tohutu suur skepsist üldse valitsejate poliitilise süsteemi vastu, et riigimeeste kõned ei suuda muuta väärtusi, et need peavad tulema kuskilt mujalt. Ajakirjandus vastu ollakse ka tihtipeale umbusklikud nagu kõikjal maailmas, aga ometigi on siin suuremad šansid väärtusi muuta või mõjutada. No me teame, et ettevõtted, eks ole, on ju ühiskonna osa ja ettevõtted ei saa kuhugi oma ilusasse maailma edasi liikuda mitmekesisusega tegelemisel, et selles mõttes on hästi oluline seda ühiskonna aspekti ju tähele panna, et ettevõtted ei opereeri omaette, vaid nad on ühiskonna osad. Et järgmine küsimus ongi see, et kuidas nüüd seda mitmekesisust siis ettevõtetele tähtsaks või oluliseks teha, et kas siin on roll sellistel vabatahtlikel algatustel, nagu meie täna sõlmitav mitmekesisuse kokkuleppe ja igasugused muud vabatahtlikud toredad asjad, mida paljud ettevõtted juba praegu teevad, või on siin tugev roll ka riigil, reeglitel, normidel, nõuetel, mis kehtestavad siis erinevaid, meil on olemas teatud määral näiteks diskrimineerimiskeelud, ütleme võrdse kohtlemise seadus ja nii edasi, et kas peaks olema riigi poolt suurem esiteks
ütleme, selline karistav funktsioon, kes siis tõesti väga tugevalt, ütleme, et see volinikust on tehtud meil selline kuri koll, aga et kas ta peaks olema veel kurjem ja veel tõhusamate vahenditega seda, ütleme, ettevõtteid siis korrale kutsumas, pluss kas meil on vaja tõesti mingisuguseid veel täiendavaid siis õiguslikke vahendeid, noh, võib rääkida siin kvootidest, võib rääkida muudest nõuetest ja reeglitest, aga kuidas seda Eestis siis nagu mis on see eelistatud variant, mis teie arvate? Ma võib-olla alustaks sellest, et enne kui eelistatud variandi valimise ja kommenteerimise juurde läheme, võiks vaadata tegelikult, mis täna juba toimub. Väga paljudes ettevõtetes tegelikult on häid näiteid võtta. No, mõni väga pisike lihtsalt. No, näiteks ma mäletan, kunagises Hansapangas võeti ju tööle pensionärist teller kontorisse, et kutsuda ligi kliente, kes on vanad ja kes kartsid siseneda sellesse seksikasse ettevõttesse. Mäletan väga hästi konkurssi, kus tuli valida sekretäri, mul oli terve rida sirgesäärseid ilusaid Eesti tüdrukuid, kelle hulgas oli ka üks vene rahvusest tüdruk ja ma eelistasin teda. Neid näiteid on kindlasti väga palju võtta ja veel tahan ma öelda seda, et see olukord, kus me täna oleme demograafiliselt ja tööjõuturu kontekstis, sunnib meid varem või hiljem kõike seda tegema. Meil on vaja tööle hakata võtma paindlikult pensionäre, meil on vaja vaadata puudega inimeste poole ja see on ju tegelikult väga kasutamata tööjõuressurss, kui me mõtleme, kui paljud ratastooli inimesed tegelikult elavad arvutis. Meil on IT-sektoris tööjõupuudus väga suur, ma arvan, seal on väga palju võimalusi. Et see turg ise surub meid kindlasti juba täna ja homme absoluutselt suurema jõuga kõike seda tegema. Seetõttu mina kutsuksin üles arutama, et kus see jõulisuse piir nagu jookseb. Mäletan, sellest on ikka väga palju möödas, kas 10-15 aastat, kui mulle lähenes üks Rootsi inimene ja ütles, et Riina, me tahame sind kutsuda mentorlusprogrammi Women to the Top. Ma vaatasin talle otsa, ma ei saanud aru, millest ta räägib, ma jätke mind rahule, ma ei vaja teie abi. Et siin on nagu teemad. See kvootide üle on lõputu vaidlus. Ma olen ka nagu üldiselt pigem kvootide vastu juba sellepärast, et ütleme kohad, kus on väga vähe inimesi, et seal on oluline saada see parim, ütleme juhtkonnad ja nii edasi, et parim kaader, et üks mees võib olla parem kui üks naine ja sel juhul nagu see 50-50 või kordamööda ei too tingimata nagu parimaid inimesi välja, aga teisest küljest, kui nagu ikkagi head inimesed jäävad järjest välja sellepärast, et hoiakud ei muutu, et siis ma olen ka nagu niimoodi, et see nagu on asi, mida tuleb teatud mõttes arutada ja pinnal hoida, et mind ennast nagu just Eesti ühiskonnas huvitavad eelkõige hoiakud ja nende muutmine, aga teisest küljest viimastel aastatel jälle sellega ei näe edusamme, pigem vastupidi, on masu ja on karmid ajad ja asjad lähevad kõik tagurpidi tagasi. Et mina olen ausalt öeldes nõutu, et ma enam ei tea, kuidas neid hoiakuid muuta, et üks asi on see nagu rahvusvahelise kogemuse sissetoomine, muidugi noorte õppimine väljas on väga oluline, aga olukord on selline, nagu ta on, et siis on üha keerulisem neid siia tagasi meelitada. Mis on samuti arusaadav ja muidugi koolides, eriti niisugune keskkooli vanused noored, ütleme keskkoolid, kutsekoolid, et seal peaks tegema kõvasti teavitustööd ja samas kui õpetajate põlvkond on nende samas nagu hoiaku maastikus, et siis ma ausalt öeldes ei tea, et kust see tuleb ja kui me niisugused kõvema hääle tegijad just kõik nagu kisa tegijatena kõrvale tõrjume ja samas, kui me räägime näiteks puudega inimestest, ikka on see, et me räägime kaasamisest ja see on väga tore, aga
esmalt on oluline see, et me ei lükka kõrvale ja ei jäta välja, et me vaatame Tallinna tänavaid, siis ma ei tea, ma ise olen äsja elukohta vahetanud ja märkasin just välismaalt tagasi tulles, et trammi pealt pool kilomeetrit uude elukohta kõndida oli väga-väga keeruline juba oktoobrikuus, niisugusel konarlikul liivatamata jääl. Ja ma ei ole veel väga vana, olen suhteliselt hea sportlikus vormis, et tähendab, kui tänavad ei ole nagu vähegi juba nõrgemale inimesele füüsiliselt läbitavad, rääkimata inimesest, kes on ratastoolis, siis me võime neid ettevõtetesse kutsuda, aga kui nad kuidagi kohale ei saa tulla, siis ei ole midagi teha. Nii et ühesõnaga selleks minust meie esmane väljakutse on see, et teha nagu üldse keskkond kõigile inimlikumaks. Ja siis on muidugi jah nii, et kui me edusamme ei näe, võib-olla peame arutama kvootide ja karistuste üle. Mulle tundub, et sunnimeetod, nii-öelda kvoodimeetod ei ole tõenäoliselt vastuvõetav ühiskonnale. Sellest tajutakse väga suurt survet ja eeskätt just survet väljaspoolt. Et see on peale sunnitud asi kuskilt mujalt. Ja asjad ei lähe ju, kuigi libedalt ei lähe ka isegi Euroopa Komisjoni tasemel lõppude lõpuks sellist kvootidega, aga ma arvan, et võib-olla sellist taganttõukamist mulle tundub, et oleks vaja, et see oleks võib-olla selline leebe sund ja kerge meelitus ja ütleme selline targetite või eesmärkide seadmine, mis võiks olla tehtud ka, ütleme, riiklikul tasemel, mis näitaks mingisugused sihtnumbrid ette, et kuhu maale me võiksime siis mingisugusel ajal olla jõudnud, et nendes selle mitmekesisuse saavutamisel. Et ma usun, et vaadates seda ettevõtte seestpoolt on selge, et väga palju on võimalik ära teha. Et iga juht teab väga hästi, et millised töid, kes suudab teha, tal on vaja neid parimaid inimesi, nagu sa ütled. Et kui sellega kaasnevad ka mingisugused lisakulud seal, ma ei tea, mingisuguse vajalikud ümberehitused seal näiteks kontoris, siis need ei ole ju ületamatud. Aga probleemiks võib osutuda see, et kui lihtsalt räägitakse, et oleks vaja ja see kõik on väga tore. Et selles mõttes mingisugused sihid, mille saavutajaid tunnustatakse, võetakse jälle Estonia kontserdisaal ja antakse aasta lõpus, tunnustatakse parimaid, kes on sellega hakkama saanud, seda ka nii-öelda tehakse sellele promotsiooni ühiskonnas, näidatakse, et see on hea, ega siis kuskilt peab alustama. Et sunniga alustamine ei ole hea mõte, peaks nagu leebelt näitama, kuhu võiksime jõuda ja siis hakkama leebelt lükkama ja leebelt tõmbama. Eestis muidugi on väga keeruline rääkida mingisugustest maksusoodustustest, ütleme, et kui keegi võtab tööle inimese, kelle jaoks on vaja teha, ma ei tea, seal olulisi muudatusi seal töökorralduses või siis midagi ümber ehitada, et näiteks selle inimese töötasu maksmisel tehakse mingisugused maksusoodustusi. Ma ei usu, et see läheb meil läbi nii kaua, kuni kõik teavad, kui kaua see läbi ei lähe, kuigi tegelikult see võiks olla väga mõistlik tegu. See toimub? Toimub? Suurepärane. Väga tore, vabandage minu siis teadmatus sel teemal, et eks ma istun natuke, püüan midagi muud head välja mõelda. Ma tahaksin seda kommenteerida, see oli väga oluline täiendus sellele mõttele, et võib-olla näiteks puuetega inimese kaasamiseks me investeeriksime töökeskkonna muutmisesse, et see on nagu võib-olla siis nagu kulu. Ma tahaks näidata, et see kulu tuleb kordades tagasi, sest puudega inimese pühendumus on, eriti arvestades tänapäevast põlvkonda, kordades suurem. Ta on lojaalne. Ja üleüldse üks nagu lootus on see, et ka ettevõtted tõesti, nii nagu siin eile, nagu ma aru saan, oli juttu ka, ja et ettevõtted märkavad, et see on neile lihtsalt tasuv, et see ei ole mitte,
et teistsugused inimesed ei ole siis jah, midagi, ma ei tea, sotsiaalselt ülalpeetavad ettevõttes, vaid on samamoodi ressurss ja tööjõud ja et meil tõesti on nagu kõike kasutuses olevat ressurssi vaja ja see ei ole mitte kulu, vaid vastupidi, et meil ei ole vara jätta inimressurssi kasutamata teatud omaduste põhjal. Just nii. Aga nüüd võtaks siis küsimusi saalist, et võtame kommentaari küsimusi üks, kaks, kolm tükki korraga võib-olla, et siis arutame nende üle järgmisena, et siin, ma näen siin esimese laua juures, siin lava ees on härrasmehel küsimus. Suur tänu, olen Ülo Siinma. Et ma küsin küsimuse kohe ära, siis natuke kommenteerin, et te saaksite mõelda. Tavaliselt ma olen öelnud niimoodi, et ekspert oskab kirjeldada ära ideaali, näidata ära mõne olulise näitaja, mis iseloomustab seda ideaali ja siis ka oskab kirjeldada, kuidas sinna ideaalini liikuda. Et ma ei hakkaks teilt seda kõiki küsima, aga küsiks teilt iga käest, et missugune oleks mingi nagu oluline näitaja või kriteerium, mis seda tänast teemat nagu käsitleks. Aga nüüd ma natuke kommenteeriks, et mina käisin Gröönimaal, kus tuul puhus meeletult ja seal tuli vastu mitte ainult lapsed, vaid seal tulid kõik inimesed vastu, nad olid kõik ühte nägu. Ja ma vaatasin, nad minu juurest olid kõige õnnelikumad inimesed, keda ma üldse elus näinud olen olnud, rääkimata muudest asjadest. Nii et ei saa alati võrrelda neid asju, et kus me oleme ja mis me teeme. Et ma mäletan, minu guru Gunnar Aarma kunagi ütles niimoodi, et selleks, et inimene suudaks 100% mingis kultuuriruumis ennast nagu väljendada või avaldada ja saaks aru, mis seal toimub, läheb vähemalt 4 põlve. Et iga põlv annab 25% selle kultuuriruumi tunnetusest. Nii et kui me nüüd saame aru, kes siia Eestisse on selle aja peale kokku tulnud ja kuidas nad siia sattunud, siis me peame sellega nagu arvestama. Või nagu inglased ütlevad, et gentleman sünnib 3. põlvest. Või nagu öeldakse ka, et selleks, et üldse midagi jagama hakata, peab olema 3 kõrgharidust. Ehk vanaisal peab olema kõrgharidus, isal ja sul endal peab ka kõrgharidus olema. Siis hakkab nagu midagi muutuma. See oli, mis ma nagu remargina tahtsin öelda nende asjade peale. Ja veel üks asi, mis mind ikkagi häirib, et siiamaani me räägime, et valitsus peab tegema, toimetus peab tegema, Riigikogu või kes teha saavad alati ainult inimesed. Inimesed saavad ainult teha. Ja me tegutseme riigi tasandil, omavalitsuse tasandil, pere tasandil ja isiku tasandil. Et kui me siit hakkab nagu aru saama, mismoodi protsessid käivad, siis on lootus, et midagi hakkab ka tulevikus muutuma võib-olla. Aitäh. Veel kommentaare, küsimusi, teised lauad. Kas me teeme niimoodi, et igast lauast vähemalt üks kommentaar? Siin. Yes. Or perhaps you go first then. Palun. Thank you. I'm maybe asking too many questions, but as I have mentioned to some participants, I'm relatively new in this country as a Turkish diplomat, and I'm trying to learn as much as I can about Estonia. One question that comes into my mind, when you talk about anti-discriminatory measures, which are essential for diversity in business, do you, I shouldn't use the word force, but do you tell the people, or is it an obligation sometimes for young people to pass certain personality and psychology tests in your country? One example that comes to my mind is this famous Minnesota multiphasic personality inventory. Shortly it is MMPI. And I have read the questions on the internet. I haven't taken this test from the Turkish translation. And I have found some amazing questions like, what are your sexual preferences when you think about sex? Or how many times do you go to the toilet in one day? And if Jesus Christ has flown into the air or something, or into the sky, some things like that. If you are inquiring so much about the person's life, sexual preferences, or I don't know, the health issues, then the only thing that comes to my mind is that you are going to use this information against this person.
And also it goes against human rights. Nobody has to give anybody any explanations about their religious beliefs, about their sexual life, about their health problems. So would you like to comment on this and also give me some information if you have similar tests here in this country too? Thank you. And we have space for a third question. Go on, please. Thank you so much, and thank you to all the panelists for this very interesting discussion. I don't know Estonia all that well, but one way to boost diversity in companies would be to encourage, if they're already not doing it today, federations of companies, employers' organizations, chambers of commerce. How much are they involved today in the process of boosting diversity in companies? Thank you. Okay, aitäh. Ja vaatame, siis vastame nendele küsimustele niimoodi, et kes tunneb, et ta oskab kõige paremini vastata ja siis teised täiendavad. Et esmalt oli siin küsimus härrasmehelt, mis puudutas neid erinevaid siis näitajaid ühiskonnas. Et kuidas teie sellele küsimusele oskate sellele kommenteerida seda kuidagi? No, minu kiire ja aus vastus või lühike vastus on see, et see mõõdik on õnnelik riik, õnnelikud kodanikud ja edukad ettevõtted tegelikult. Teine küsimus puudutas seda konkreetset testi. Äkki kellelgi on parem vastus? Võib-olla ma lihtsalt seon selle kaks küsimused omavahel, et siin on ka see konkreetsete testide ja mõõtmise küsimused, mis on olnud ka teistes Euroopa riikides ju probleem, et ei tohi küsida inimese rahvust näiteks. Ei tohi küsida tervise kohta infot. On andmekaitsereeglid. Et kuidas siis see ettevõtja peaks üldse nagu seda teemat nagu mõõtma või arendama, kui ta ei tohi küsida, et on olemas see, nagu me nägime, oli see Ingridil vist oli see slaid, kus oli siis see jäämäe pealpoolne osa, et need on need erinevused, mida me näeme, ja siis on see jäämäe allpoolne osa, mis on palju suurem, kus on need erinevused, mida me ei näe, ehk siis ka usulised veendumused, kõik sellised asjad. Seksuaalne sättumus, eks ole, seda ei näe, see ei ole inimesele näkku kirjutatud. Et kuidas seda mõõta ja kuidas neid näitajaid, kuidas nende osas kommenteerida? Ma arvan, et tulles kõigepealt tagasi selle oli väga hästi kokku võetud, see õnnelik riik ja inimene, kui me räägime ideaalist, päris ideaali kuskil ei ole, aga ütleme, meil on siin samas kõrval Skandinaavia, minule jääb täiesti arusaamatuks, miks me ei liigu sinnapoole, miks me ei ole lähemal Skandinaavial, miks me ainult kaugeneme sealsest väärtusmaailmast. Mul on sellest väga kahju, oleme selle asemel kõrvuti Venemaaga näiteks võrdõiguslikkuse osas. Et siukene ideaali ei ole, aga tunduvalt ideaalsem, ütleme eeskuju, meil on nagu veel meiega väga tihedas suhtes siin samas kõrval tegelikult ju olemas. Ja selle kohta, et ütleme, et me siin nõuame, et valitsus peab tegema või keegi peab tegema, me kõik peame tegema, et ma nagu inimesed, valitsus on ka inimesed, meedia on ka inimesed, et ma ei näeks siin vahet, muidugi peavad tegema, aga ma võiks rääkida ka tegemata jätmisest, minu meelest valitsus võiks jätta naisi ja immigrante halvustavad kommentaarid tegemata näiteks ja see oleks juba ka väga suur edusamm. Nii et siin ei ole minu meelest nagu peab tegema nõudmistes niivõrd küsimus, kui me räägime hoiakute muutmisest. Ja tulles siis siia nende blankettide ja küsimustike juurde, ma pean näiteks ise tunnistama, et ma olen jätnud saatmata töötaotlusi Britanniasse, sellepärast, et seal küsitakse nii täpselt, see on selline nahavärvi ankeet, see on vist valge-must aasialane, mis seal tähendab seda Mandri-Aasiat, India, Pakistan, sisuliselt pool aasialaine ja midagi. Ja minu jaoks ainukene, kuhu ma oleks saanud risti panna, see oli vist valge briti, valge inglane, valge iirlane ja valge muu, white other. Ja tähendab, see tundus niivõrd jabur, see ei ole minu identiteet. Et see tundus nagu peaaegu sellise nagu Hitleri nina mõõtmisena, et kui nagu nii täpselt liigitada rassi järgi, et kuigi see eesmärk võib olla pigem positiivne, et võtame võimalikult kirju seltskonna sealt, et see on minu meelest eeskuju, mida meil ei oleks
vaja järgida, et me hakkame nüüd nii täpselt mõõtma, et meil on nagu iga värvi ja pikkust niisugune sobiv protsendi annust, sest noh, siis me oleme jälle tagasi selle juures, et inimest ei vaadata mitte indiviidina, vaid mõõdetakse teatud omadusi. Ja noh, ma ei tea, ma ei saa üle ega ümber, ma tulen ikkagi nende hoiakute juures tagasi, et küsimus on näiteks seksuaalses orientatsioonis, et siin ei ole näiteks Eesti puhul minu meelest niivõrd küsimus selles, et firmad näiteks diskrimineeriks sellisel põhjal, aga pigem selles, et ütleme näiteks inimene on see siis Eesti rahvusest või välismaalane, kes võiks tulla siia tööle, jätab näiteks võib-olla tulemata sellepärast, et ühiskondlik üldine hoiak on selline, et tal on väga raske siin oma samast soost partneriga elada. Ma tahaks härra Siinmaa küsimusele reageerida, et see on kahtlemata õige, et selle asemel, et pikalt arutada teema üle, iga toimetus või iga ettevõte võiks midagi tegema hakata ja loodetavasti nad midagi teevad ka, aga samas, kui me vaatame tegelikkusele näkku, siis nad teame, et suurem osa ettevõtteid võitleb depressiooniga siin juba nii mitmes mõttes, alates varsti jõuame ei tea mitmendasse aastasse ja oleme ausalt midagi toredat, kus mingi tulevik ei näita. Ehk et ellujäämisküsimused või see, et nagu nina kuidagi ettevõtted suudaksid vee peal hoida, et see on pidevalt olemas. Nüüd see võib tähendada seda, et lihtsalt see ei ole tähelepanu fookuses hetkel. Kõik tahavad ellu jääda, et see, et säilitada mitmekesisust või alustada mitmekesisusega tegelemist nullist, on tõenäoliselt 78. kohal üldse ettevõtte juhtkonna tähtsusjärjestuses. Aga seda ei saa teha ilma ettevõtte juhtkonnata. Ja sellepärast, et hea küll, et võtame aste madalamalt, et ärme võtame siis kohe nagu riiklikku taset või riiklikke siis neid eesmärke, et millised siis mitmekesisuse näitajad võiksid olla siis ühiskonnas. Aga vaatame seda siis ettevõtte siis tööstusharu liitude järgi. Ehk et siis tööstusharaliidud, mis iganes on masinatööstuse liit, ajalehte liit, mida iganes, igal tööstusharul on oma liit, et seal võib kahtlemata kokku leppida mingisuguseid ühiseid standardeid või sihtmärke. Kuid minu meelest on küsimus selles, et Eestis ei eksisteeri nüüd ühtegi taolist süsteemi, mis ühendaks omakorda tööstusharude liitusid või tootmisliitusid. Et nad on suhteliselt eraldi. On tööandjate organisatsioonid, on mitmesugused teised organisatsioonid, aga mulle tundub, et saavutada ühine arusaamine nagu nii-öelda riiklikul tasandil võiks sellega mingisugune, ma ei oska öelda, milline tasand, aga sellega siiski tegeleda ja anda sellise üldise raamistiku. See tegelikult ei ole nii lihtne, et me istume siin küll ja me kasutame seda sõna mitmekesisus, mida me kasutasime 5 aastat tagasi hoopis teistel eesmärkidel. Täna me teame kõik, milliste pingetega ja erinevustega see sõna tegelikult, kui laetud see sõna siin meie kasutuses üldse on. Et me saame sellest erinevalt aru, et me ei saa, kui me lihtsalt paneme nagu uue termini lauale ja ütleme, seal ja küll trükitööliste liit, ütleme näiteks, et tegelege palun selle mitmekesisusega, siis nad vaatavad seda, nad ei suuda üldse aru saada, küsivad, mis mitmekesisus, vabandage, et me siin trükime mingid raamatud ja teeme, aga see on väga mitmekesine asi, mis me siin teeme. Vaadake, me oleme siin mingisugusel metatasandil, me räägime nagu teistsuguste sõnadega, laetud sõnadega, mis ei pruugi siis teisel tasandil üleüldse kohale minna ja sellest mitte aru saada. Sellepärast oleks vaja kuidagi see nagu keskselt lahti rääkida või anda mingi raamistik, et sa vähemasti saad võtta seal riigi infosüsteemides klikkida lahti ja sa saad aru, mis on mitmekesisus, mida selle all kõike mõeldakse, mida selle all ei mõelda, mis on ka erakordselt tähtis. Ja millised võiksid olla eesmärgid, millised iganes nad on. Et sellist nagu keegi, jälle ma räägin keegi, eks ole, aga see on minu meelest riigi asi, see on see parem elu ja parem ühiskond ja õnnelikumad inimesed, selleks me seda riiki siin peame, mitte sellepärast, et mingite muude asjade pärast. Mitte majanduse pärast, et sellepärast, et inimestel oleks hea olla. Ja samas oleks tore, kui Eesti Vabariigi
strateegilised eesmärgid saaks suures plaanis kõigepealt paika ja siis võiks sinna tulla ka nii-öelda erinevustele pühendatud strateegiline suund. Kuidas selle, kas on kogemusi üldse, et kas mõnes erialaliidus näiteks selle teemaga tegeletud või mõnes ütleme siis kaubandus-tööstuskoda või mina küll ei ole eriti märganud, mida mina olen nagu näinud on, et viimati, et EAS-i esimees, see uus juhatuse esimees ütles, et tulevikus hakkame arvestama sotsiaalse vastutustundlikkusega, mille üks osa kindlasti ka mitmekesisusega tegelemine võiks olla või mis võiks nendega nagu, mis võiks käsi käes omavahel ka mingil määral toimida. Aga jah, et selles osas ma arvan, et või oskate ma saan aru, et sotsiaalse vastutust, parandage mind, kui ma eksin, sotsiaalse vastutustunde teema teadvustamisega ühiskonnas minu meelest tegelevad turundajad ja kommunikatsiooni inimesed, suhtekorraldajad. Ja ma arvan, et see on probleem. See ei ole nende teema. Et see on omaniku küsimus natukene. Ja samas on teadvustamine kindlasti esimene samm, mida riigis teha. Ja kuna sotsiaalsest vastutustundest juba väga palju räägitakse, väga paljud ettevõtted juba kirjutavad selle oma aastaraamatusse sisse, vähe sellest annavad välja 2 aastaraamatut, üks sotsiaalse vastutustunde raamat ja teine siis äri, siis sellesse paati tasub, ma arvan, selle teemaga kindlasti siseneda. Küsimus on, et kas sotsiaalse vastutustundlikkuse teemaga on liikumises on nagu mingit edu märgata, sest isegi kui ettevõtted kuulutavad ennast selles vallas nagu tegijateks, ei ole tippjuhtkonna teadlikkus selgelt seal eest vedav. Mingi ma saan aru, et see sotsiaalse vastutustundlikkuse arengukava siin võeti hiljuti vastu Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel. Okay. Aga võtame veel küsimusi. Ma saan, et Nataljal on mikrofon juba pikemat aega käes. Tere, olen Natalja Kitam ja head isu teile. Et olen siis seesama üks nendest 10 nõustajast, kes on valmis ettevõtjatele abiks tulema. Ja ma olen optimist ja ma toon teile fakte ja numbreid. Mina olin ka nõutu, Ivi, selle majandusministri kommentaariga. Aga ma avasin seal Delfis ka kommentaariumit ja 90% kommentaatoritest, Delfi kommentaatoritest ei olnud nõus ministriga. Et võib-olla... Eesti või vene keeles? Eesti keeles. No näed, sul on ka eelarvamused. Ei, eesti keelses. Et ma ausalt öeldes seda vene keeles ei ole lugenud ega näinud. Ja Priit, sul on ka õigus, et tegelikult ei olnud niimoodi, et minister tuli, et õigus selles, et meedia provotseerib. Et ei olnud niimoodi, et lihtsalt minister ütles, jah, ma tahaks, et niimoodi oleks, et mul kõik selles klassis oleksid siis eestlased. Et küsimus oli vastupidi, et kas te tõesti tahaksite, et seal oleks kõik sellised teised? Ja siis tema nagu reaktsiooni. See õigusta poliitikut, seda ütlemist, aga see annab natukene seda tausta. Ja 85% nendest stereotüüpidest tulevad pressist ja meediast, see, mis valitseb, et peame sellega arvestama. Et ma küll näeks, oleks väga õnnelik, kui meediaettevõtted, kui kommunikatsiooniinstituut tuleks siia meie charti ja kirjutaks alla tulevikus ja ühineks selle chartiga. Ja mul on hea meel ka öelda Riinale, et see noor Narvakas ei ole esimene, kes siin Eestis värbamisel ütleb, ma tahan minna tagasi sinna Ida-Virumaale ja sellest Eesti piirkonda teha, et mina olin see, kes mitu aastat tagasi seda teises ministeeriumis ütlesin, aga see ei olnud põhjus, miks see ei olnud piisav, et mind tööle võetaks. Mind võttis tööle hoopis Sotsiaalministeerium, et avalike suhete juhina olin. Ja olin ka selle uhke, et teise etnilise taustaga inimene oli nii kõrgel positsioonil ja ma väga tervitan seda teie otsust. Aitäh võib-olla. Kui me räägime... Jätame need kommentaarid võib-olla natukene lühemaks, kuuleme ka teisi. Et ma ütleks veel ühte numbrit, kui me räägime sellest pehmest, siis pehmest või
meetodist, siis kui me vaatame neid vähemusi, et puuetega inimesi meil on 130 000, 130 000 inimest siin Eestis. See on hästi suur number ja kui turundaja mõtleks selle peale, siis küll nad hakkaks seda mitmekesisust arendama. Ja 400 000 mitte-eestlast on ka tegelikult peaaegu pool Eestit. Et ärme nendest unusta, et see on hea turg, ütleme niimoodi, turuinimestele nende keeles. Aitäh! Aitäh! Marianne on järgmine ka. Tere! Kuna ma olen selle projekti juures võrdse kohtlemise ekspert, et siis ma tunnen, et ma pean ühe kommentaari tegema. Ja siis ühtlasi on tegelikult ka üks väike küsimus või arutelu küsimus. Et ma tahtsin rääkida seoses kvootidega. Et ma tean, Ingrid eile ka väga niimoodi kiiresti mainis seda, et mis need kvoodid tegelikult on. Ja ma mõtlesin, et ma pean seda natukene täpsustama, kuna Eestis on väga vale arusaam kvootidest, et pannakse mingid numbrid ja siis me võtame tööle vastavalt nendele numbritele. Et see ei ole kvoodisüsteem. Kvoodid on see, et kui on 2 sama kvalifikatsiooniga inimest, samasuguse kogemusega ja siis hakatakse vaatama seda, et kas ta on mees või naine. Et mitte enne, see ei tule üldse enne, üldse ei tule küsimuse allagi. Et mis on oluline on ju see, et see tuleks kõige viimase staadiumis alles küsimuse all. Ehk siis staadiumis, kui me oleme juba leidnud selle õige kvalifikatsiooniga kandidaadid. Okay. Aga mis on siis see kommentaar või see arutelu küsimus, ma tahtsin küsida oli, et Priit Hõbemägi mainis siin Viktoria Ledõnskajat ja tema on ainukene edukalt integreerunud. Üks väga väheseid. Et ma tahtsingi küsida, et üks asi on see, et seal hiljem tuli ka see kommentaar, et üldiselt ei taheta ju, et ma olen nüüd see ainukene või see esimene venekeelne inimene selles üldiselt eestikeelses seltskonnas, et aga mis võiks olla veel see põhjus, et miks neid nii vähe on siis nendes toimetustes? Kas ta on ainult see, et seal ei ole teisi või ja seetõttu ei soovita kandideerida, kuna ei teata, millesse täpselt satutakse, või on seal mingisuguseid teisi asju, võib-olla asjaolusid on ka võib olla mängus? Ma arvan, et see on terve kompleks mitmesuguseid põhjuseid. Ma arvan, et kõige tähtsam põhjus on ilmselt keel. Erinevates ajalehtedes, ma arvan, et iga peatoimetaja ja iga toimetus tahaks, et tal oleks, jättes kõrvale nüüd selle iseenesest väga olulise mõtte, et ühiskonda saab kajastada palju täielikumalt, kui seda teha ainult ühelt nii-öelda rahvuslikult põhjalt, siis igatseb iga peatoimetaja tõenäoliselt seda, et tal oleks venekeelne tähtreport. Nendel on Eesti ühiskonnas, nendel on eriline staatus. Nad on huvitavad omakeelsele keskkonna, nad on väga huvitavad eestikeelsele keskkonna, nende kõrge loetavus on tagatud, nad saavad kiiresti tuntud inimesteks. Nüüd siis, et kes ei tahaks endale nii-öelda meediaväljandes staari või siis kuskile telesaatesse või nii edasi. Nüüd see keele küsimus on väga oluline. Ja eriti ajakirjanduses, kus tuleb ikkagi töötaja peab valdama täiuslikult seda keelt, millest ta kirjutab. Et see on nüüd üks väga-väga keeruline asi. Et üks tark mees on öelnud, et kirjas või kirjasõnas ei saa valetada. Kui sa räägid, siis sa võid rääkida inimese uimaseks, surnuks, mõjunda oma isiklikus sarmiga. Aga kui sul palutakse midagi kirjutada, siis su isiksus paljastub selles tekstis peaaegu 100% tõenäosusega. Sellepärast on väga oluline see, mis selles inimeses on, aga see, et ta oskaks ennast väga hästi väljendada. Ja ma tean juhtumeid, kus väga hea vene nimega ajakirjanik tegelikult tema lood ka tõlgitakse ja seejärel töödeldakse veel keeleliselt ümber.
Nii et see produkt, mida ta teeb, ei tule tegelikult tema enda käest, aga see ei olegi antud juhul, see ei ole üldse oluline tegelikult, et noh, mina elasin sellise situatsiooniga suurepäraselt, mind see rahuldas. Nüüd ma vist enne mainisin, et samasugune probleem oli ka Ameerika Ühendriikides. Et kuigi olid siis need eesmärgid olid toimetustele seatud nende oma ametiliidu selle assotsiatsiooni poolt, aga väga keeruline oli leida neid teisi inimesi, isegi siis, kui mindi otsima peaaegu täielikult nii-öelda mustanahalistest üliõpilastest koosnevatesse ajakirjanduskolledžitesse, oli väga vähe neid, kes sinna tulid. Ja see ongi jälle selle kriitilise massi küsimus. Ma arvan, et seda muudatust saab teha. Ma ise olen ajakirjanduse õppejõud, meil on Tallinna Ülikoolis on 50 esmakursuslast, kuna nüüd ajakirjanduse õppe avati sellel aastal. Meil on seal ka vene rühm, kes siis õpib selle endise Slaavi instituudi kava järgi. Meie eesmärk on need asju omavahel nagu lähendada, et see venekeelsed noored ajakirjanikud saaksid võimalikult palju seda eestikeelset nagu ajakirjanduse sisu, mida siis meie neile õpetame. Et ma loodan, et me suudame nende paari aastaga suudame sealt nüüd tekitada ühe hulga inimesi. Me võtame selle endale selliseks, ei targetit ei sea, aga me võtame selle endale eesmärgiks. Igal juhul see on see, mis me oleme nagu teiste õppejõududega rääkinud. Otsida ja leida üles need inimesed, keda nüüd spetsiaalselt koolitada sellisteks olukordadeks, keda on võimalik seal juba viia praktikale eestikeelsetesse ajalehtedesse, et nad oleksid ühe aasta seal, teise aasta seal, et need toimetajad, kellega nad hakkavad kunagi koos töötama, et nad tunneksid, et nad saaksid teha ka töö kõrvalt, juba õppimise kõrvalt teha mingisugust tööd. Et mul on raske uskuda, et need inimesed, kes on töötavad nii-öelda etableerunud venekeelsetes lehtedes, et nad nagu lihtsalt astuksid üle. Seal on mingisugused väga olulised põhjused sellepärast, et kui veel vaadata nagu majanduslikku poolt, siis traditsiooniliselt on olnud Eesti ajalehtede töötasu täiesti oluliselt kõrgem kui venekeelsete ajalehtede töötasu. Lihtsalt sellepärast, et nad on majanduslikult väga erineval tasemel. Sellest hoolimata ja raha on ometigi niivõrd suur motivaator ja teada on see, et soovitakse venekeelseid ajakirjanikke, nende vastu tuntakse huvi ja ikkagi te ei tulda nii-öelda sinna üle. Võib-olla see on ka veel siis nende oma nagu ühiskonna mingi surve, et kui sa lähed sinna eestikeelsesse lehte töötama, et siis sa oled nagu reetur või hakkad, ma ei tea, Ansipi laulu laulma või mida iganes, kuidas see nagu see seljatagune jutt võib olla. Ka see võib olla. Ma arvan, et see on väga keeruline ja kompleks ja sellest vastu üle saab nii, et üritada kasvatada uus põlvkond, mis ei suhtu enam niimoodi, ei vaata ühiskonna karbistatult, aga vaatab seda juba nii-öelda laiemalt ja nii-öelda Eesti kodaniku, Eestis elava inimese silmadele. Vabandust, kui liiga pikaks läks, aga oluline teema. Südameasi, et ma aeg on teinud oma töö, kahjuks me rohkem küsimusi võtta ei saa, aga ma arvan, et äkki Riina ja Iivi ja ka Priit võib-olla hästi lühidalt veel, mis on teie selline hästi lühikene lõpusoovitus võib-olla nendele ettevõtetele, kes nüüd liituvad meie kokkuleppega, et mida teie omalt poolt neile nagu kaasa annate, et meil algab siin kohe kell 11 see kokkuleppe sõlmimine ja mis oleks teie sõnum nendele? Põhisõnum on see, et ma loodan, et te teete seda täie teadlikkuse ja siira usuga ja mitte ainult ja et see on tippjuhtimise tasandil teadvustatud usk ja kui see nii on, siis taguge trummi ja olge heaks eeskujuks ühiskonnas. Jah, ma just tahtsin seda sama öelda, et ärge nüüd, kui te teete hea teo, siis ärge jääge selle otsa istuma, et rääkige sellest kõvasti, et looge endale mingisugused vajalikud kontaktid või kuskil välja andes sellised inimesed, kes selle teema vastu huvi tunnevad ja kui teil on head kogemused tulevad, rääkige just nimelt nendega, et ärge jääge lootma mingitele pressiteadetel, ikka informatsioon liigub inimeselt inimesele, eelkõige nende vahel, kes on samast asjast huvitavad. Ja võiks lisada, et
ärge ainult deklareerige, vaid ka tegutsege selle deklaratsiooni järgi ja suhtuge inimestesse just nimelt inimestena hoolimata ja küsimustesse sisu järgi, mitte selle järgi, kas väljaütleja on naine, mees või mõnda muud moodi teistsugune ja võib-olla, ma ütlen väga suure võib-ollana, ongi nagu lootus mitte poliitikas ja sedakaudu reguleerimises, vaid just nimelt ettevõtetes selles, et turg paneb asja paika, et ka ettevõtted saavad aru, et neil on igasugustest inimestest kasu ja kui see hoiaku õhkkond võib-olla muutubki sedakaudu. Suur tänu, Riina Varts, Priit Hõbemägi, Iivi-Anna Masso.